Need on rahutud päevad Lähis-Idas. Ja pärast sõda Iraaniga kerkivad esile uued huvid, mis võivad muuta piirkondlikku ja ülemaailmset olukorda. 3 riiki, mida lahutab geograafia, kuid mis lähenevad üksteisele ohutajumises ja huvides, esitavad vaikselt selle kümnendi üht huvitavamat strateegilist partnerlust. India, Iisrael ja Araabia Ühendemiraadid on viimastel kuudel läinud kaugemale oma tugevast kahepoolsetest suhetest. Ja mis kujuneb, on midagi erakordset. Meie riikide ja majanduste vahel on suur koostöövõimalus, kuna meid ühendavad väärtused ja eesmärgid, mille keskmes on rahu, sallivus ja heaolu. Meie riikidel ei ole ühiseid geograafilisi piire, kuid nad lähenevad üksteisele rahupüüdlustes ja ühistes tegevustes heaolu ning jõukuse saavutamiseks. Ma näen loomulikku liitu Iisraeli, Araabia Ühendemiraatide ja India vahel mitmel moel. Kui võtta Iisraeli tehnoloogia ja innovatsioon, kui võtta kapital. Ja muidugi teised tead olulised tegurid, mis Araabia Ühendemiraatidel on. Tehnoloogia, teiste pakkumiste ja loomulikult mastaabi tootmise ning kaitsevõimekuse. Ja India tootmisega kokku moodustab see suurepärase liidu. Juba 2022 aastal lõid need 3 riiki koos Ameerika Ühendriikidega I2U2 strateegilise partnerluse, mis pani aluse sellele kujunevale 3-külgsele koostööle. Uues maailmas, kus me elame, peame parandama oma võimed kiiresti koostööd teha, et kasutada maksimaalselt oma suhtelisi eeliseid ja viia kokku õiged tipptasemel tehnoloogiad ning õiged ressursid. Me peame mõtlema uut moodi, kui räägime energiast, toidujulgeolekust ja veetehnoloogiast, kaitsest ja kaubandusest. Iga meie riik toob lauale väga erinevad väljakutsed ja väga erinevad tugevused. Aga just see teebki meie potentsiaali veelgi suuremaks. Viimastel aastatel on iga riigipaar sõlminud mitmeid kahepoolseid lepinguid paljudes nendes valdkondades. Aga on üks asi, mis ühendab neid rohkem kui miski muu. Kaitsevaldkonnas on meil olnud aastakümneid usaldusväärset koostööd. Eelmisel aastal allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandum lisab sellele partnerlusele uusi mõõtmeid. Liigume koos edasi, ühisarenduses, ühistootmises ja tehnoloogia siirdes. Kuigi neil ei ole ametlikku liidulepingut, vastastikust kaitselepingut ega ühist juhtimisstruktuuri, on Araabia Ühendemiraatidel, Indial ja Iisraelil siiski ühine oht, mis on viimastel aastatel ainult süvenenud. Teate ju, ebakindlatel aegadel ja sügavalt lõhestunud maailmas, ma arvan, et see, mis ühendab Lääne-Aasiat ja Lõuna-Aasiat, on India, Araabia Ühendemiraadid ja loomulikult Iisrael. Nii et loomulikult on see selleks, et seista vastu igasugusele jõule, mis tegelikult kasutab terrorismi riikliku poliitikana. Alates 7. oktoobri rünnakutest on Hamas oluliselt suurendanud koostööd Pakistani terrorirühmitustega. Samas on ka Iisrael ja India suurendanud oma kaitsekoostööd nii Gaza sõja kui ka Pakistani rünnakute tõttu India ja Kashmiri vastu. Lisaks sellele on Jeruusalemma ja Abu Dhabi vahel süvenenud kaitsekoostöö Iraani küsimuses. On kasvav arusaam, et neil 3 riigil on tegelikult ühised ohud. Nii et kui Indial tekib arusaam, siis Iisraelil on see alati olnud. Ja kui nüüd ka Araabia Ühendemiraatidel pärast hiljutisi ähvardusi tekib arusaam, nii et on olemas ühised ohud, ühised seosed ja kasvav side, loomulik liit nende riikide vahel. Ja neid riike ei seo omavahel ainult ühised ohud, vaid ka tekivad vastasleerid, mida nad tüüavad tasakaalustada. Siin kujuneb välja teistsugune liit, Pakistani, Saudi Araabia ja võib-olla ka Türgi vahel. Ja me nägime eelmisel aastal operatsiooni Sindude ajal pärast Pehelgaani Berahi rünnakut, et Indiat ei rünnanud mitte ainult pakistanlased, kasutades Hiina varustust. Samuti kasutati korduvalt Türgi droone India vastu. Viimase 12 kuu sündmused on näidanud, et India, Iisraeli ja Araabia Ühendemiraatide vahel ehitatakse 3-külgset koostööstruktuuri. Ja kuigi see alles kujuneb, on suund selge. Süvenev julgeolekualane lähenemine, mida tugevdab majanduslik vastastikune sõltuvus,
omab potentsiaali muuta kogu piirkonda ja sellest kaugemalegi.